Tere hommikust! Me lähme täna Melpsi. Nii et kell on 6:30 hommikul. Meil on asjad kokku pakitud. Ma joon viimase lonksu kohvi. Hans juba viib kohvrid asja autosse. Ja vaatame, mis saama hakkab. Siin on veel kott. Siin on meie toidukott. Me oleme need tublid inimesed. Võtame elamist köögiga, et hommikusöök ise teha. Meal prepi rahvas, näe. Sest meil ei maitse. Ja telefonid ainult andke mulle. No aga mulle ei meeldi ka hommikuti söömas väljas käia, nii et... Just. Keegi on väljas või? Keegi näseda juba. Nii et lähme. Mul on dressid on seljas, sest õues on külm. Melbourne'is see on nagu, seal on full talline. Seal on mega külm. Võtan veel mantli ja salli ja... Ants, sa võiksid ka selle jope võtta endale? Jaa, võtan. Iga Uskumatu. Iga vlogik algab sellega, et Brenda ütleb, et Hans võib riidesse panna. Meil on talv ja sa käid mingi suvalise mingi dressikaga ringi. Meil on täna... Öösel oli mingi 11, päeval on 20. Jaa, Griffithis. Mitte Melbourne'is. Äkki Melpsis on ka? Ei ole. Nii, me hakkame nüüd liikuma. Piksu seda undamist kuulata. Mis see oli? Seal on igal juhul lennuki propeller, mille me viime ühtlasi Melbourne'i. Aga me ei lähe üldse selle pärast Melbourne'i. Selle võtame lihtsalt kaasa. No nii, miks me Melbourne'i lähme, Hans? Mina peab minema hambaarsti juurde. Jaa. Ja mina lähen kirurgi juurde, nii et põhimõtteliselt jälle siukene arsti juures käimisaeg. Vaheb, mis me nüüd saime 4 nädalat või 3 nädalat puhkust. Vahepeal me käisime juba iga nädal Melbourne'is. Ja... Mina käisin viimati 1,5 kuud tagasi ka hambaarsti juures. Ja siis mul hommikul öeldi, et hambaarst on haige. Aga nagu Hans oli Melbourne'is. Ma olen juba Melbourne'is sõitin, nii et loodame, et täna läheb paremini. Ja jube udunen. Mis asi siin ees on? Rekka. Mis? Ma panengi udunen. Nagu midagi ei ole näha. Meil oli mõte see, et täna on 4 päev, et siis on täna 4 päev. Jah, 4 päev me panime ajad niimoodi, et kui me hommiku liigume, me sõidame Melbourne'i kuskil 6 tundi kokku vahepeatustega, siis et me saaks hommikul liikuda, et me jõuaks täna arsti juurde. Aga täna tagasi me ei jõua, sest pimedas ei ole väga hea Austraalias sõita ja me üritame sellised sõita, mida ei saa jätta ühele päevale. Ja siis me mõtlesime, et äkki Hans teeb homme kodukontorit ja teeme siis, ma ei tea, hotellis või kus iganes me ööbime või lähme kuskile kohvikusse, Hans teeb seal tööd. Ja ma ei tea, mis ma saan ka tööd teha või siis ma lähen käin kuskil ringa ja mingid asju, mis meil linnas ajada on. Homme hommikul me läheme outletidesse, Melbourne'i outletidesse. Melpsis me vist ei olegi kunagi outletides käinud. Mitte kordagi. Me oleme päris iga aasta ei ole teinud, aga me oleme ma arvan, et iga 2 aasta jooksul, 2 aasta tagant, jah. Oleme teinud sellise mingid outletid tiirud, me oleme käinud Brisbane'is outletides päris mitu korda. Siis me oleme käinud Gold Coastil outletides. Kas me Sydney's oleme käinud outletides? Ei tule praegu ette, et oleks mida. Võib-olla oleme ka, me mäletan. Minu meelest oleme. Igal juhul Melbourne'is me ei ole outletides veel käinud ja need outletid on nagu mega suured ostukeskused siin. Nii et me jah, iga nagu paari aasta tagant sellise suurema riiete vahetuse teeme, et meil oleks tegelikult uusi riideid vaja natukene juurde. Nii et siis me lähme outletidesse shoppama. Ja pärast seda lähme vaatame me sinna, kus kohas sai mina oma killasõrmuse. Kas me leiame sealt endale abielusõrmused või nagu ma eile ütlesin, pulmasõrmused, aga Eestis on abielusõrmused. Nii et me lähme, Hans on juba vaadanud, me oleme mõelnud, milline võiks olla Hansu sõrmus. Minule tuleb niikuinii siia selline, minul on nii-öelda, ma tahtsin, et oleks niikuinii 2 osas. Oota, ma näitan teistpidi. Et minule tuleb arvatavasti väga lihtne, kuna me tollel hetkel, mis iganes seal otsustatud sai, siis mul on kullast see, aga tegelikult kulla osa on ainult siit näha. Ja siin on tegelikult, ma ei tea, kui hästi see praegu siit zoomib. Ühesõnaga, mul jooksevad siit ümber teemantid, mis tähendab, et abielusõrmusele ei tule midagi, vaid tulebki arvatavasti lihtsalt kuld, mis nagu teeb selle, ma ei saa näidata nüüd, aga ühesõnaga selle sõrmuse osa
teeb ta siis natuke laiemaks ja tasakaalustab, et praegu ta on hästi sparkle, aga siis ta tasakaalustab selle ilusti ära. Aga nad jäävad kokku nagu siuksed pusleklotsikesed. Ja siis Hans tahtis tahad rääkida, mis sa mõtlesid või? Alguses ma tahtsin sõrmust, kus oleks ka, ma tean üks ettevõtet, kes teeb meteoriidiga sõrmuseid. Ostavad kokku meteoriiti ja siis panevad sõrmud sisse, aga nad teevad ainult mingi hõbeda ja mingi sükeste asjadega. Ja siis ma sain teada, palju sõrmused maksavad. Algselt oli idee, et tuleb nagu kullas sõrmus ja keskele läheb selline nagu mitte korrapärane jutt meteoriiti, mis on musta värvi on ja vaid tuleb selline nagu kuidagi nagu Sinka-vonka, siuke disainikas, äge. Ja siis sa said teada, palju nad maksavad. Ja siis sa mõtlesid, et sa ei taha või? Ei, no ma ei tea, jah. No eks ole näha, see tuleb lõpuks, ma ei ole Sinka-vonka meteoriidi sõrmuse hinnapakkumist võtnud, eks ole näha, aga noh, eks sellepärast me täna sinna lähemegi, et vaatame, mis sobib ja et praegu isegi, kui olen vaadanud, siis see sõrmus peaks olema 4 mm, 6 mm, 8 või 10 mm paks. Jumal seda teab, nii et lähme proovime, siis on vähemalt mingisugune arusaam, mida peaks otsima. Nii et jah, selles mõttes minuga on lihtne. Minule tuleb sinna lihtsalt, tuleb ka vaadata, kui paks see tuleb. Aga Hansule me peame hakkama ikkagi sõrmust disainima. Ma olen ikkagi suhteliselt Eesti mees, et ega midagi väga bling-blingi või väga suurt nagu ka ei taha, nii et eks ole mis aga teeme midagi vähedat. Meil oli väike tankla peatus, vaatasime propelleri üle. Liigume edasi. Nüüd on meil hommikusöögi aeg. Hans juba sööb seal. Igal juhul siin on mitu hommikusööki meil. Aga ma kohe näitan teile, mis see on. Avastasin sellise asja. Ühesõnaga, need on ülihead, ise tehtud on ju, tervislikud. Siin peal oli näha natuke oranžikat, siia peale ma panin karrimaid sainad. Aga ma millalgi avastasin, et meil oli kodujuustu alles, cream cheese alles, kreeka jogurtit, seda on niikuinii meil kogu aeg ja mingid muna ja sükst asju ka kapis. Ja need asjad oli vaja ära kasutada ja ma küsisin ChatGPTilt, et mida teha nendest, mis oleks mingi tervislik ka või mis iganes, kuidas me neid ära võiks kasutada. Ja ma sain ülihea retsepti sealt niimoodi, et nüüd meil ongi uus selline hommikusöögi pirukas. Ja siin sees on kodujuust, cream cheese ja muna ja peekon. Ja seekord ma panin, kuna mul oli mingi tomat, siuke veider tomat, hakkas ära minema tomat on ja siuke tomat oli, tüümenid veits, nii et ma viskasin need ka kõik siia sisse. Viskad kõik asjad ühte kaussi, miksid kokku ja siis on variant, et sa võtad tavalise lehtaina, paned väiksesse, mis see on, ahjuvormi ja valad kogu selle möksi sinna peale, voila valmis ja ahju mingi 40 mintsi või midagi sukest. Võib-olla oli isegi vähem, aga ma panen peale ka pool plaati seda lehtainast, ülimaitsev. Now I'm right to grab that truck Saturday morning, will I? Yep, all good. The new windscreen has been installed, so yeah, should be all good to go. Ma ei tea, kas siin on näha ka, igal juhul siin on kirjas. Ja seisma ei oota punast või tähendab rohelist. Ja ükshaaval autod niimoodi lähevad päris lahe. Nii, mina jõudsin nüüd ostukeskusesse, siin lähedal on siis minu kirurg ka, kelle juurde ma lähen. Ja meil juhtus selline, kus vetsud on seal. Ja meil juhtus selline värk, et propeller, mis Hans ära viis, oli kokkulepe, et see propeller koos käruga saab sinna jätta, aga ei saanud. Nüüd just neil pole ruumi, nii et võtsin ainult propelleri ja käru ei olnud nõus võtma, nii et nüüd Hans viskas mu siia ära, ise sõidab edasi enda hambaarsti juurde, kuhu ta jääb hiljaks suure tõenäosusega selle käru pärast. Kas ta üldse seal parkida saab? Ei tea, ta arvas ja lootis, et saab. Nii et siis pärast hambaarsti, Hans arvatavasti lõpetab sel ajal hambaarsti juures, kui minul on kirurgi aeg, nii et ma panin kirurgi juurde üksi minema, aga see on siin ostukeskuse kõrval ümber nurga ja ma saan sinna minna. Seni kaua ma teen siin aega parajaks, käin söömas ära ja nii edasi. Ja Hans siis ühesõnaga praegu uuritakse, kuhu nad selle propelleri kasti jätta saavad, sest ega me enda hotelli sellega minna ju ei saa. Nii et ühesõnaga töö juures praegu uuritakse, kes kus
Melbourne'is on ja kuhu saab minna. Siis Hans viib selle kasti ära ja siis arvatavasti tuleb siia ja siis me lähme, ma ei tea, kas me lähme kuskil õhtust sööma või tellime süüa ja siis me lähme enda hotelli. Aga ma tulin praegu lõunat sööma ja siin on suur IKEA. Siis ma nagu lähen IKEAsse lihapalja sööma. Ma olen tubli inimene ja võtan siit midagi muud. Näiteks Vietnami riisipaberirulle või midagi. Nii, ma sõin oma Vietnami rullid ära ja ma täiesti unustasin filmida. Tulin IKEAsse, sest see oli siin samas. Ja üks põhjus on see, et me hakkame Soulehe butiiki varsti disainima. Ehk siis siit võib-olla on võimalik saada mingit head sisustusstaffi. Ja teine põhjus on see, et ei teagi, kas tulevikus oma kodu teha Nordic või mitte Nordic on ju. Et siis kui Nordic, siis põhimõtteliselt alguses odavalt saab IKEAst need asjad kätte. Nii et ma chillin siin IKEA majades praegu. See on ma vaade. Nii et ma käin erinevaid tube läbi. Naljakas on see, et see on hästi nagu Nordic vibe on see, et ikkagi ruumi ei ole palju. Et Austraalias on kõik majad sellised lahmakad ja ühekordsed tavaliselt. Okei, mitte see stiil, aga põhimõtteliselt kui mina ehitaksin endale maja, siis minul läheks magamistoast vannituppa, kus oleks kindlasti 2 kraanikaussi. Ja siis edasi läheks garderoobi. Ja nagu vaadake, kui lahe see garderoob on. Boom. Toonid oleks teised. Muidu garderoobi tahaks küll. Ja kui keegi teada tahab, siis ma hakkan varsti vist hiljaks jääma. Ma ei saa siit IKEAst välja lihtsalt. Ma sain IKEAst välja. Nii et ma lähen nüüd võtan kuskil kohvi. Ma väga väsinud. Ja siis ma hakkangi liikuma arsti juurde. Nii et lähen võtame mulle kohvi. Vahepeal tulin siis siia ja siis mul oli arstiga mis iganes kohtumine. Ja nüüd ma ootan veel mingisuguseid asju. Aga ülinaljakas on see, et põhimõtteliselt terve tee, kui me Hansuga Melpsi sõitsime, rääkisime pulmadest, mingitest teemadest, mida, kus teha, mida mitte, bla bla bla. Ja ma reaalselt astusin siis enda siia arsti juurde sisse, ootasin ooteruumis ja seal oli reaalselt üks paar, kes rääkis üksipulki detailselt pulmadest. Kas keegi tuleb või? Tuleb. Ja see oli naljakas, kuidas see võimalik on, et nagu reaalselt mina ja need 2 inimest, rohkem kedagi teist ei olnud. Aga põnev oli kuulata nagu, mis kell nemad teevad. Ja siis seal oli nagu story sellest, et kas peab, enamasti naine rääkis, tundus, et tema korraldab neid pulmi suuresti. Aga siis mehel küsis, et kas ikka peab nagu südaööl pidu lõppema, et tal nagu see väga ei meeldi, et küsida, et kas saab ikka tunnike kauem ja värki. Ja siis ma mõtlesin sellele, et see oli meie üks nagu põhiasi. Et ma ei pea nagu, mõtleb, kui kõige ägedam oleks kell 11 või kell 12 on see kõige tippude tipukoht. Ja siis öeldakse muusika kinni, ei tohi rohkem. Nagu väga nõme, nii ei saa. Et nagu ma saan aru, et hommikuni ei pea pidu kestma. Päris niimoodi ka ei taha, et raudpolt see punkt muusika kinni ja õnneks meil seda probleemi ei ole. Ja siis kõik see Brute Neitside ja see teema tundus mulle nii crazy. Ja nad rääkisid väga kõvasti, nii et see ei olnud see, et ma ebaviisakalt kuulasin pealt. Väike ruum, ise nad rääkisid nii kõvasti. Nii, ma tulin vahepeal arsti juurest ära ja Hans lõpetas ka ja Hans läheb sinna, viib selle treileri kuskil ära ja ma unustasin ära, ühesõnaga ma olen shoppamas nüüd ja ma mõtlesin, ma näitan, ma olen Forever News, kui keegi tahab veel mingid poode teada, välja arvatud mingid a la Cotononid või mis iganes need üldised on, siis ma kohe proovin omale niisugust lahedat pruulitagi ja praegu on Forever News kõik 50% off ja ühesõnaga ma kohe näitan teile seda poodi, aga see on siis see nii-öelda natukene kallim pood, kus on nii-öelda kvaliteetsed riided ka, et siin on 50% off, siis on ülihea. Kohe ütlen, palju see tagi maksab. 149, no 150 taala. Ja siis sellel on praegu miinus, või kogu poel on praegu miinus 50%. Ja üldse tegelikult juunikuust alati tasub shoppata, sest maksuaasta lõpp on. Väga suuri alesid ja asju tehakse, aga ma kohe proovin seda selga. Okei, appi kui lohe see on.
ma arvan, mul on seda vaja. Tea, kas peaks suuruse väiksem, tegelikult mitte, kui mul on siin all kampsun ka. Okei, me lähme homme outletidesse, ma ei saa praegu seda osta, aga kui ma outletidest ei leia Forever New outleti, kus on see veel soodsamalt, siis ma tulen sellele võib-olla järgi esmaspäeva, ülehomme hommikul. Sest mul on seda taki vaja. Igal juhul Forever New päris kvaliteetsed riided on siin, et ei ole nagu nii-öelda, ma ei tea, mis iganes need mingi kotononnid, mis on mingi H&M-i ja Zara ja nende võrdsed. Et siis ma ütleks, et see Forever New on siuke kvaliteetsem, aga noh, siin on veits kallim ka. Ma ei tea, ooperisse vaja minna, otsida kleiti, siis siit saab. Ja eestlasena see oli koht, kus kohas ma esimest korda Austraalias endale oma esimese jope ostsin. Okei, ma ei tea, kus see tagi pärit oli. Miks ma tõin selle siia? Siin on siukest värvi ka, võib-olla ma oleks seda värvi vaja. Kumb värv huvitav parem on? See punane meeldib isegi rohkem. Igal juhul jah, 50% on praegu kõik soodukaga, aga põhimõtteliselt, kus saab selliseid päris kvaliteetseid mantleid, mis meie Põhjamaa inimesed tahame, on ja? Ma nägin seal ühte mega ilusat. Et mina ostsin aastaid tagasi, ma otsisin poodi, kus kohast saada endale jope või mingisugune päris asi, mis päriselt hoiab sooja ja mis ei ole mingi suvaline, siis mulle soovitati Forever New'd, nii et see pood mulle väga meeldib nüüd. Igal juhul Forever New, kui keegi otsib talveks mantlit ja nagu tahab kvaliteetset asja saada, siis siit saab. Teised väga head poed on see siin. Siit saab väga häid linaseid riideid ja ka jällegi juuni soodukaga ja nagu kvaliteetsed, mitte läbipaistvad. Ja teine on see siin. Jõudsime oma ööbimiskohta, me oleme siin käinud mingi 100 korda või? Ei, okei. Mingi 4-5 korda, viimased korda alati me oleme siin. Igal juhul viimane kord on meil olnud mitu voodit. Seekord on meil üks voodi, väike kirjutuslaud, väike kööginurk, seal on WC vannituba. Ja siin on meil väike diivan. Kuule, seekord meil on isegi vaade. Varem on olnud need asjad lihtsalt ees ja näeb mingi teist maja seina. Nii et näed, siin me sööme hommikusööki, vaatame õue. Ja me oleme kesklinnas ja see on suht hea hinnaga tegelikult. Mingi tavaliselt on jah $110 on öö, pluss siis $10 on parkimine lisaks per öö. Nii et $120, mis ta on siis, ma ei tea, 70-80 eurot Melpsi kesklinnas. Kesklinnas ei ole üldse halb, jah. Tavaliselt nagu isegi Airbnb's saad mingi soit 50-ga, saad kellegi keldrisse toa, kui veab, vaata. Nii et ei, väga vinkse-munksed. Need diivanipadjad ja siis see kate, mis on nagu nii-öelda kaunistuseks, neid ei pesta kunagi. Nii et need tuleb voodist kohe minema visata. Kõik need ilupadjad nii-öelda. Need lihtsalt visatakse maha ja need, see ei lähe pesumasinasse, vaata. See isegi ei saaks minna, nii et ju. Igal juhul, ja see on hotellides kõikides kohtades niimoodi. Olen kuulnud, inimesed räägivad, kes on koristanud hotelle ja mingid asju, et nad tegelikult tulevad siia, mis need asjad lendavad põrandale lihtsalt ja ühesõnaga nii isegi. Igal juhul, kuidas arsti juures läks olnud? Hästi. Hästi või? Kõik läks hästi, ainult see, et ühe korra peab veel minema. Nii et siis on korras. Aga siis on korras. Nii. Aga ei, muidu läks hästi. No tore. Ma korra teen tööd nüüd. Teed, või? Igal juhul ma räägin siis, mis meie plaan on. Nii et ma käin pesus ära. Panen teised riided selga. Ma käisin kotoronnis, mul on taskus pluus. Ma ostsin uue pluusi endale. Ja siis ma setin valmis ja siis Hans teeb tööd ja puhkab see nii kaua. Ja siis ma lähen välja sööma kuskile. Vaatab kuhu. Tuhlasin ringi siin, vaatasin, et siin on veel üks see. Aastasin, et meil on rõdu siin. Issand, kui suur rõdu meil on, Hans. Palmia värki ja sinna teisele poole. See on ühine või? Ei. See või? Meie rõdu. Rikkuri rais. Puuga. Ole. Puuga rõdu või? Puuga rõdu. Palmi puuga rõdu. Vapsi. Ühesõnaga, siin on vaata mingid siuksed aknad. Ehk siis see oli siin ees, nii et ma ei tea, ma arvasin, et siin on aken. Nii et ma tõmbasin. No jaa, aga vaata, siin on sama, see on sama. Ma tahtsin näha, et mis vaade siin on.
aga siis ma avastasin rõdu. Pooleldi tuima näoga mees siinpool. Hakkame liikuma. Lähme vist Kreeka kohta. Nii et hakkame sinna poole jalutama, siis vaatame, kuhu välja jõuame. Ma võtan veega kaasa. Brenda võtab veega kaasa, nii et let's go! No, hea kuulsin. Aitäh! Brenda jäi seisma. Melbourne'is on külm. Talv. Väga külm. Ma arvan, et õues on mingi 10 kraadi. Jah, mantel, sai, dressikas, pikalt üksi. Talvriided. Kui ma natuke veiderne välja, siis mul pool nägu on veel tuim, nii et... Kus on hea peale? Kuskile sinna poole vist. Mul praegu telefoni ei ole, nii et ma ei tea. Ma arvan, me läheme siit üle. Et see on mingi väga popp koht. Siin on see. Ei, see on. See on meie koht või? Jah. Ma mingi, oh my god, mis koht see on? Jah. Mis koht see on? Mingi samurai. Vana hea, seal kus on rahvas, tahad ikka sinna minna. Ja, ei, mina ei taha sinna minna. Mingi metsikud. Aga võtame kohe peale, siis on midagi veel võtta, millega me tahame. Mis me sööme? Me sööme ühte asja, mida ma sõin Canberras, kui ma käisin koolitusel, siis selle nimi on saganaki, mis on grillitud Kreeka juust. Ja ma tahtsin seda Brendale pakkuda ja siis me sööme... Ja Hans pakub seda mulle. Jah. Kana ja lambaga gyro taldrik, kus on siis kana šašlõk, lamba šašlõk, pita, tšikikaste, salat, chipsid, siuke liha maagi. Ja võtsime ühe taldriku kohe peale, sest viimasel ajal on juhtunud alati see, või mis viimasel ajal, see on kogu aeg, et võtame liiga palju toitu. Te nägite, kui me oleme siin lahedal tänaval ka, siis võib-olla saab kuskilt veel midagi pärast apsata. Jah, väikese pelmenšiku või kes teab, mida iganes, kahe peale. Et tegelikult tasub käia, nagu, kui on mingid sihukest lahedad tänavad meil siis eriti või nagu suurlinnas, et siis võtta kahe peale ühes, nagu me tegime mingi aeg sihukest asja, kus me millalgi võiks jälle teha, teeme Vietnamis seda, Hans. Vietnamis. Kus me käime läbi erinevaid kohti. Üks söök, üks jook igast kohas. Kahe peale. Jah. Ja kordamööda valime. Teeme Vietnamis jälle, võtame teid kaasa. See oli päris lahe, see õhtu lõppes väga crazylt tookord. Et me lõpetasime lõpuks paaris shottidega. See oli päev enne seda, kui me Eestile tegime. Jaa. Mis sa muidu täna söönud oled? Te nägite, kui ma siin need 5 sajakest söön täna hommikul. Oli plaan lõunat ka süüa, aga me jõudsime sinna, kuhu me, ma ei tea, kas Brenda rääkis ka. Propelleri, jah. Jah, siis me selle asemel, et tavaliselt ma olen enne propellerid ära viinud. Te olete isegi vlogis näinud seda, kuidas ma Sydneysse viisin propellerit. Nii et tavaliselt sa lähed sinna, keegi tõstab porkaga maha, 2 minutit saad läinud. Aga nemad ei saanud võtta seda ilge mingi kamma jaa, nii et seal läks mingi... Ta võttis seda ka üli kaua seal maha, jah. Lõpuks läks pool tundi seal ja siis oli juba selle aja peale nii palju ummikuid ja siis igastahes panin Brenda maha, läks lisamba arsti juurde, nii et jah, ma viimati sõin 10,5 tundi tagasi. Ja peale hambaarsti ei tohi kohe süüa ja mis iganes, nii et sellepärast ei läinud kohe sööma ka, on ju. Ma enam-vähem tunnen juba seda näepoolt, nii et nüüd ma võin hakata sööma. Nii, ja siin nagu juba enne rääkisime, saganaki ja meie lihavaagen, mis iganes. Ja see on nüüd siis, me võtsime siis väikse, see on ühele. See on ühele inimesele väike. Nii et proovi ära, Brenda, mis sa arvad saganakist? Meenutab natukene halloumit, aga ta on nagu, ta ei ole nii nagu halloumi on hästi selline kriuks. See ei ole kriuks. Aga meenutab, jube hea. Üli hea. Not in my head like you. Nii. Mis punktid annad toidule? Kuule, väga niimoodi. Ma annan tugeva 8,2 punkti 10. Ma vist annan 9 punkti. No, võivas.
nii et super maitsev oli. Mis see oli? Kreeka koht. Shore Street midagi. No me oleme käinud mingi paaris Kreeka kohas, kõik on suht head olnud. Meil siis. Viimane palju kord, kus maksis? ma mõtlesin, $52 läks meil 2 peale, nii et 2 peale 30 eurtsi. 2 peale 30 eurot ja nagu see ports oli reigelt paras. Noh, võib-olla reigelt paras. Selline. See ports oli väga paras, sobis väga hästi ja saakski nüüd jalutame mingi 1,5 kiltsa või isegi 2 kilomeetrit koju või kodu poole ja tee peale jääb 7-Eleven, kus kohas müüakse sõrikuid. Võib-olla väiksem magustoidu seal. Või siis lähme teeme veinibaaris väikse veintsi. Tegelikult ma jooks hea meelega teed kuskil. Nagu istuks terassile maha, ma nägin pleede terassil. Selle nagu, mis see on? No see tulina, mis soojendi on? Gaasi see mingi soojendi või? No gaasi soojendi terassil, mõnus. Ja siis istuks seal. Issand, kui suur koht see on. Mis see surnud? Suur. Suur. Igal juhul ma viitsin rääkida rohkem.